Oi, tervist! Minu nimi on Tõnis ja selles videos ma räägin teile natukene endast, uuest garaažist ja ka uuest drifti autost ning natukene ka tulevikuplaanidest. Ma olen 2 aastat sõitnud street-klassi ja väga edukalt ja nüüd on plaanis liikuda edasi semi-pro klassi, mille nimetus on nüüd Pro 2. Aga see selleks. Meil on uus garaaž, meil on üle 100 ruudupinda, mahume siia ilusti ära ja meil on ka tõstuk. Enamasti parandame siin BMW-sid, ehitame igast huvitavaid asju, vahepeal satub ka mõni golf siia. Terminatsi oma, ehitame nelikuks, vahetele, see selleks. Meil on garaažis uus õhusüsteem. Nii, meil on garaažis hulganist erinevaid tööriistasid. Me saame pressida, meil on mootoripukk. Vaatame edasi, mis ruum see on. See on kontoriruum. Kontoriruum, kus me hakkame tellima igast varuosi, vahepeal videosi monteerima, mis iganes. Sinna ülesse tulevad meil karikad. Need karikad koju ära ei mahu enam. Naine sundis garaaži tooma. Nii. Meil on garaažis laoruum, üle 40 ruudu, kuhu mahuvad kõik varuosad ära. Nii minu omad, driftika omad ja ka klientide omad. Läheme edasi. Meil on hästi palju tööriistasid, uusi. Kõik on ilus kena tore. Me saame nautida ehitust, BMW-de parandust, mis iganes. Meil on uus küttesüsteem, meil on uus valgustus, uus elekter. Kõik on super. Mis ka siin on? Oleme jõudnud uue drifti autoni, milleks on E36 Coupé, millel on vahele sväpitud 5-liitrine Mercedese mootor. Nii, kuna ma soovisin autot ehitada nullist, oma käe järgi, siis ma ostsin põhimõtteliselt tänavalegaalse auto, millel oli vahele sväpitud Mercedese V8 mootor. Mis meil on vaja teha? Meil on vaja mootori lisada juhtmestik ja mille otsa tuleb MagSecu reis. Jahutussüsteem, me viime radika taha. Ninaraam läheb eemaldamisele, lansekad maha lõikamisele ja meil tuleb toruraam. Nii, edasi. Tiivad on meil plekist. Need me saadame minema ja asendame fiibertiibadega. Mis meil sees toimub? Sees on meil kõik suhteliselt stokk. Meil on vaja välja visata vaip, tihendid, plastikud, selleks, et auto oleks seest puhas ja me saaks sisse keevitada turvapuuri. Tagumine osa. Plekk läheb samamoodi kõik maha lõikamisele. Me asendame selle fiibriga, selleks, et auto oleks võimalikult kerge. Nii, meil on ka PC coiloverid, täiesti tutikad. Ja kõige tähtsam osa selle asja juures. Meil on vaja veel Wisefab'i, selleks, et auto keeraks võimalikult palju. Selle koha pealt on kõik. Järgmises videos te näete, kuidas me lammutame seda seest ja viime selle turvapuuri keevitamisse. West Coast Motorsporti. Tšau!